arvan väga hästi, kasutame minimaalselt, peaks kasutama palju rohkem ja riskidega peaaegu üldse ei nõustu, et kui siit nagu alustada sellega, et näiteks, et see on menetlus on siis selline, et sa esitad kallutatud informatsiooni, valeinformatsiooni, siis ma küsin, et kus see kaitsja siis on? Siis see kaitsja ei ole ju oma tööd teinud, kui ta ei too välja valeinformatsiooni või vale fakte. Seda, et keegi on tõendeid võltsinud, see on iseenesest kuritegu. Ja sellist asja, jumal tänatud, leiab aset väga-väga harva. Et ka siin on see, et eeskätt on see kaitsjatöö välja tuua niisugused juhtumid. Ja eks need paar olukorda, mida ma tean tõendite võltsimise kohta, kus üks juhtum, mida ma tean prokuratuuri poolt, et see on ka tõesti kaitsjatööga välja toodud. Et tõendite võltsimist muidugi võib esineda ka teiselt poolt, et tean ka paari juhtumit, kus tõendid on võltsinud hoopiski advokaat ja siin nagu ei ole küsimus ka esitamise vormis, et kas see on graafiline või mitte, et see tuleb nagu tähele panna ja vastu võidelda selle igal juhul. Aga mis nüüd graafilist esitamist puudutab, siis vandekohtu puhul on see iseenesest isegi täitsa nagu kergesti mõistetav, et miks see kasulik või hea on. Aga tegelikult ka professionaalse kohtuniku puhul, et esitada informatsioon graafiliselt, lihtsustada just, et see detailiküllus ei tapaks, eks ole, et kui sa lihtsalt nagu paberitesse ennast mässid, siis võib olla väga raske mingit asja hoomata, et mitte ainult nüüd video kaudu, vaid üldse graafilisel viisil, näiteks ma ei tea, maksukuritegu tõendada selliselt, et sa näitad graafikute või skeemide peal, näitad inimeste või ettevõtete omavahelisi seoseid graafiliselt. Seda on oluliselt lihtsam mõista ja tajuda. Ja meie menetlus iseenesest on ju üles ehitatud just nimelt narratiivile, sellele, et süüdistus räägib ära oma narratiivi, süüdistuse ja toob selleks välja kinnitavad tõendid ning kaitsja tegelikult tuleb omalt poolt kas siis välja terve oma narratiiviga, mis on täiesti võimalik kaitsetaktika, või siis püüab sul sellest narratiivist tõmmata oluliselt lülid välja, et su kaardimaja nii-öelda kukub kokku. Ja see võib olla ka täiesti võimalik selliselt, et sa ei tee samasugust investeeringut kaitsjana, et mis kasu on kogu sellest minust graafilisest suurepärast esitusest, kui ma olen tähelepanuta jätnud alibi näiteks. Et siis sul ei olegi tarvis seda teha, et see on eeskätt siis, kui sa nagu tuled vastu case'iga. Ja nagu öelda seda, et ühel poolel on palju ressursse ja teisel ei ole, siis see tegelikult ei vasta absoluutselt tõele. Riigi ressursid menetluste ettevalmistamiseks läbiviimiseks on väga piiratud. Ja kellelgi pole aega viimistleda mingisugust suurepärast multifilmi, eks ole, eriti veel, kui selleks puudub alus. Et see narratiiv ja graafiline esitamine, eks sellele mõte siis, kui sul on ka tugev case olemas, kui on tegemist suurema ja raskemini hoomatava looga. Eestis oleme me sellega tõesti suhteliselt lapsekingades, hiljuti käisin Inglismaal ja meile näidatigi sellist storybooki, et storybook läheb nii kohtunikule kui ka vandekohtunikele ja neid storybook'e meile näidatigi seoses tänavapussitamistega, kuhu on siis kokku võetud turvakaamerate, videod ja kõik muud tõendid, mis on seotud siis sellesse ühte narratiivi. Et seda on sealt kerge jälgida, aga sama võrra on sellele ka kerge vastu vaielda, et kui sul on seal nüüd mingisugune eksitav fakt või vale fakt, siis sa saad nagu väga selgelt ka näidata, et näed siin selle koha peal asi on tegelikult teisiti. Kas ta on siis valesti interpreteeritud või siis nagu sa ütled, et aga äkki lausa võltsitud.
siis saadki selle väga konkreetsele kohale osutada, et näed, kogu see lugu kukub kokku selle lehekülje peal siin, sest see, mis siin on esitatud, on väär. Ja tood oma need aspektid välja. Aga jah, mõistmiseks ja asja tajumise lihtsustamiseks graafiline vorm on suurepärane ja me selgelt oleme seda ala kasutanud. Aga muidugi see töömetoodika muutmine, et selliste vahendite hankimine, selliste oskuste hankimine, et niisugusel viisil materjal ette valmistada, see võtab ka aega, et kahjuks ka niiviisi ei juhtu, et me järgmise, ma ei tea, paari kuu või paari aasta jooksul massiliselt seda kasutame. Aga seda on kasutatud, et üks näide, kus seda just näiteks kaitse poolt on kasutatud, oli see niinimetatud kiirreageerija juhtum, mis siis ringkonnakohtus õigeks mõisteti lõpuks tapmises, kus kaitsja tõi välja lahkamismaterjalide põhjal tehtud 3D mudeli, see on inimkeha, millest seda siis oli õige nurgal, õigest kohast teinud lasukanali, et siis demonstreerida, et kuidas moodi, kust kohast pidi toimuma, missuguse nurga alt pidi toimuma lask, et saaks tekkida niisugune vigastus, nagu näidatud ja kummutada siis süüdistuse versioon sellest, et kuidas see tegu aset leidis. Kummutada ka süüdistuse versioon sellest, et kas see on midagi, mis saaks nagu toimuda rüseluse käigus purjus inimestel kogemata, et lähilasuga, keegi on rindu lähilasuga tapetud, aga lask on toimunud niisuguse suuna pealt, et kahtlustatav, kes või süüdistatav, kes veel viibis trepi astme mõttes nagu allpool, et ta poleks isegi ulatanud. Nii et sellise mudeli, eks ole, kaitse tõi lauale ja tegelikult see oli, ma ei ütleks, et see kuidagiviisi nagu otsustav tõend, aga see võimaldas palju lihtsamalt mõista probleemi olemust ja tõesti nagu tajuda seda, et mis on valesti süüdistuse versiooni juures. Te rääkisite storybookidest ja sellest ekspertidest, nendest ekspertidest, kes aitavad sellised mudelid luua. Mis te arvate, et kas see peab olema, need võiksid olla eraettevõtjad, kellelt siis prokuratuur ostab teenuse sisse või see peaks kuuluma riikliku ekspertiisi juurde? See isegi ütleme sellise graafilise esituse vormi osas, eeskätt on see küsimus nagu tehnoloogias, et sul on sisuliselt olemas mingisugused programmid, kus sa seda teed ja tegelikult see peaks kujutama endast osa siis tõendite kogumise ja süstematiseerimise protsessist, mitte niimoodi, et ma kogun tõendid kokku, nuputan ja sügan nüüd ennast, panen süüdistuse kokku ja nüüd ma hakkan multikat tegema, vaid tegelikult seda materjali kogutakse kohe selleks ja võetaksegi sealt nagu need õiged aspektid, õiged fotod, õiged videolõigud, mis kohe seotakse, kohe pannaksegi õigesse programmi, nii et sisuliselt sinu toimik, sul ühtepidi on sul lihtsalt see kõik, mis ma nagu kokku kogun, on mul mustas toimikus ja teistpidi nagu see, mis mul läheb süüdistusse, ongi kohe pandud niisugusesse, ütleme siis faili, kus teda ongi võimalik kohe graafilisel viisil näha. Et Inglismaal see töömeetod, mida me just nägime, selline ongi. Et sa mitte ei tee ühte tööd topelt, vaid kohe paigutad asjad sellise arvestusega või niisugusesse vormi, nagu kohtumenetluse jaoks vaja on.